ei apsti, Miikal siin kodus, ikka karantiinis ja nagu te näete, mul on uus jänes, aga täna me ei õpi, kuidas jänest süles hoida. Võid minna? Vaid me õpime hoopis, kuidas teha kendamaga lunarit. See on nüüd päris keeruline trikk, nii et pange vaim valmis ja hakkame õppima lunarit. No nii, enne kui me siis reaalse triki juurde lähme, teile paar nippi ja teadmisi. Lunar näeb välja siis niimoodi, kui Ken maandub suure kausiga sellisesse asendisse. Lunar on, kui kendama maandub niimoodi, et base cup ehk siis bottom cup jääb sinu poole ja on siis ka võimalik teha lunarit väikses kausis ja invard lunarit väikses kausis. Meie täna keskendume siis tavalisele lunarile ja invard lunarile. Ja teile teadmiseks, lunarit on kõige parem teha kendamaga, mille pall on siis lakitud ja kindlasti tuleb kasuks ka siis lunar hole. Kes veel ei teadnud, siis lunar hole on, kui base cupi on puuritud või freesitud auk, et raskuskese oleks kendama rohkem keskemal ja see siis aitab sellel püsida siin paremini. Muidugi, kui saab prof, saab lunarit teha ükskõik mis kendamaga, aga nagu öeldud, lihtsam on arvutada algul lakitud palliga, teed ilusti puhtaks, lunar hole ja siis ta püsib siin kenasti. No nii, asume siis seda õppima. Esimene samm nagu ikka, paneme selle lunari asendisse ja proovime seda hoida, et lihasmälus tekib siis tunnetus, kuhu kohta me selle püüdma peame. Ehk siis natukene mängige jammiga, et saada aru, mis hetkel ta püsib siin. Ja kindlasti jälgige, et ei paneks siis sõrme ega pöialt siia vastu, sest muidu see on sohi tegemine ja see on paha lugu. Samm 2 on siis kendama panna tehniliselt õigesse positsiooni. Selleks siis pick up algul meist eemal ja me paneme sõrmedega õrna keeru sisse, et kui ta keerab ennast pick upiga meie juurde, tuleb meil randmega teha nõks. Ja kui me teeme selle nõksu ära, tuleb kendama ennast poole ja taaskord haripunktis me proovime siis selle kinni püüda ja põlvedega siis natukene pehmendada, et ta maanduks siia seisma. Ja siis, kui te saate siia seisma, siis on vaja siit ainult teha väike hopp sisse. Kui me lunarit teeme, siis tuleb jälgida, et me ei tee seda liiga suure kaarega, sest muidu ta võib siia peale maanduda, aga lennata ka kohe ära. Ehk siis taaskord tuleks proovida niimoodi, et võimalikult alt üles, et ta ei teeks liiga palju mõttetuid liikumisi. Lunari juures on veel paar nippi, mis teeb võib-olla selle õppimise lihtsamaks. Üks sellest saladustest on siis see, et randmega me saame palli liigutada ja kui teie Ken ei maandu täpselt ideaalsesse positsiooni, siis saate randme abil teda natukene positsioneerida, et ta maanduks siis teie ideaalpunkti, kus ta püsib ilusti. Ehk siis kui ta tuleb ja maandub veitsa valesti, saame randmega proovida teda õigesti siis asetada. Kuna hoog on sees, siis õpime ära ka kohe invard lunari, mis näeb välja siis niimoodi. Esimene samm, nagu ikka, asetame selle siia ja proovime siis lihasmällu salvestada selle tunnetuse, kuidas ta siin püsib. Saite selge? Väga, nüüd proovime selle siia reaalselt visata ka. Invard lunari jaoks me siis proovime panna kendama niimoodi, et pick up vaatab kella 2 suunas ja tuleb tõmmata nüüd võimalikult graatsiliselt siia umbes kella 1 suunas, et kendama lendaks ja maanduks võimalikult täpselt siia. Ma ütlen ausalt, minul invard lunari veel lukus pole, see tähendab, et minul ei ole veel lihasmälus täpselt see tõmme ja teile ka siis soovitus, et proovige erinevaid asendeid, kuna igal ühel on natukene omad stiil ja omad nipid, aga minule toimib kõige parem nagu panna pick up kella 2 suunas ja tõmmata enam-vähem samma suunda, et ta maanduks siia. Ja nüüd proovime siis paikida seda ka. See on nüüd natukene keerulisem, kuna ma auku väga ei näe. Siis meil on 2 varianti, kas me viskame üle ühe saltoga sisse või me proovime otse siit niimoodi sisse minna. Mina arvan, et mõlemad variandid on üpris keerulised, seega vaatame, kuidas tuleb välja endkumb. Vahepeal jääb nöör ette, see on täiesti inimlik. Tuleks siis jälgida, et nöör ei oleks keerdus, sest muidu kui nöör on keerdus, hakkab ise siin tegema oma tahti järgi asju, ehk siis võimalikult statsionaarne. Nüüd, kui meil on kendama ilusti seisma jäänud, on väga tähtis tõmbe tugevus ja tõmbe suund. Ehk siis, kui me tõmbame liiga kõvasti, läheb ta liiga palju saltosse. Kui me tõmbame teda liiga nõrgalt, siis ta ei lähe üldse. Ja muidugi on väga tähtis ka suund. Seega, kui teil see trikk kohe välja ei tule, siis jälgige, kui tugevasti te tõmbate ja jälgige, kuhu suunas te tõmbate. Et ideaalne on see, et ta maandub ikkagi paralleelselt niimoodi, sest kui ta on viltu, siis ta lihtsalt lunarisse ei klepu. Nagu teada, siis
iga trikiga on võimalik teha väga palju erinevaid kombinatsioone. Meil sessiooni ajal olid siin Grommi profid, kes ööbisid siin samas korteris ja tegid meile siis mõned banger kombod, mis teile siis magustoiduks siia kohe mõneme. Nii et harjutame, nii saate varsti sama proos kui meie või isegi proomaks. Ja kui meeldis, pange meile like, subscribe ja näeme juba järgmine kord.